Probleemid Pärnu lasteaedade toitlustamisega on tänaseks kestnud juba 2 nädalat. Kuigi toitlustaja enda sõnul on kitsaskohad kõrvaldatud, on paljud Pärnu lapsevanemad täna olukorras, kus töö juures tuleb lõunapausi ajal joosta lasteaeda lastele sooja toitu tooma. Siin pakutav ei kannata lihtsalt kriitikat. Termokastiga ma alustasin tulemist kuskil eelmise nädala keskpaigas, et ma ka nagu tahtsin näha, et kui sellise paari päeva jooksul tulevad ikkagi normaalsed toidud, et siis ma seda ei tee, aga mul oli juba varuplaan valmis ja võtsin endale töö juurde kaasa, et mõtlesin, et võtan siia, vaatan, kui ei ole söödav toit, siis pakun lapsele enda kaasa võetud. Ja nii oli ka ja eelmise nädala lõpus siis nüüd täielikult ise. Milline see olukord täna ikkagi selle lasteaia toiduga on, et vanemad on päriselt viidud sellele piiril, et nad tulevad töölt ära lastele süüa tooma? Olukord on selline, et nüüd läheb 3. nädal, siiamaani ei ole suudetud toidu temperatuure hoida, et praegu käisin ka just lõunatoitu jällegi mõõtmas, seekord juba 2 eraldi termomeetriga, et vältida igasuguseid termomeetri eksimusi ja kõik toidud on 10 kraadi alla nõutud temperatuuri. Pärnu linn viskab täna osavalt kivi toitlustaja kapsaaeda. Lapsevanemate sõnul peaks aga vastutuse võtma just linnavalitsus. Täna on selleks eraldi algatatud ka petitsioon. Baltic Restaurants toitlustab täna Pärnus circa 200 last, kuid rahvaalgatusele on allkiri andnud juba üle 2300 inimese. Täna jäi justkui mulje, et kogu see kivi läheb ühtlaselt toitlustaja kapsaaeda. Kas linn täna endal vastutust ei näe? Linn ei ole kordagi öelnud, et tal ei ole vastutust. Ehk siis te võtate täna omaks, et selle toitlustajaga läks täna halvasti? No seda on ju näha, et toitlustaja ei ole täitnud lepingus seatud tingimusi. Aga miks on siis lasknud linn sellel 2 nädalat kesta? See on lapsevanemate peamine küsimus täna, sest neile tundub just, kui linn ei oleks nende mured kuulda võtnud. Linn on igapäevaselt nende murega tegelenud, sellepärast, et see ei ole ainuüksi lastevanemate mure, see on tegelikkuses ju nii-öelda ka linna mure. Lapsevanemate peamine mure on täna ikkagi see, et toit jõuab külmana lasteaedadesse. Miks see nii on? Külmana kindlasti ei jõua. Ta võib olla jahedana, aga teine asi ongi see, et esiteks toidu serveerimistemperatuur lasteaedades ei tohi olla üle 50 kraadi. Et ta külmana kindlasti kohale ei jõua. Ma näitaksin teile korraks siin vaheldusel ühte pilti. See on siis pilt sellest püreesupist, mis teie ettevõte ise postitas ja see on nüüd see kurikuulus pilt sellest püreesupist, mis jõudis lasteaeda. Kuidas see kvaliteedi suhe nii suur saab olla? Või kvaliteedi vahe? Seda just kommenteeridest, et see teist pilti me ei ole teinud ja ma ei tea, kuidas see pilt on tehtud, millise valgusega, kas ta on pahatahtlikult nii halvasti tehtud. Ehk siis see supp, mis on siin teisel pildil, on teie arvates sama kvaliteetne ja sama maitsev? Ma ei saa pildi põhjal sellele küsimuse vastata. Vanemad arvavad, et parem oleks ikkagi tagasi minna siis vanale süsteemile. Kas see täna on üldse laual see variant? Lapsevanematel on ootust täpselt sellele samale olukorrale, mis oli iseenesest enne sellesse siis toitlustushanke minekut. Me oleme liikumas praegusel hetkel selles suunas, et toitlustaja avab siis olemasolevatesse suurematesse lasteaedadesse toidu väljastusköögid, mis väga oluliselt siis maandavad riske, mis on praegusel hetkel olnud ja mis võivad tulevikus ette tekkida. Ja nii-öelda siis esimene selline köök avati meil Pärnus Pöialpoisi lasteaias. Praegu nad on püüdnud kaasata siis lasteaedasid ja saada sealt siis mingisugust tagasisidet. Aga pean ütlema täiesti ausalt, et lapsevanemad ei usalda enam. Ei usalda enam toitlustusasutust, ei usalda enam linnavalitsust ja praeguseks hetkeks oleme ka sealmaal, kus tekib juba väike kahtlus ka lasteaia töötajate osas, sest et kui toitlustaja linnavalitsus väidavad, et kõik on hästi ja toit on kvaliteetne ja kõik on hästi, siis tekib küsimus, et aga kus lasteaedades käivad siis meie lapsed? Et ei ole ju hästi, mitte miski ei ole hästi, see toit on halvaks läinud.